Mis täna? Mis on see, mida sina just jõulude juures kõige rohkem vihkad, Lauri? Päkapiku mütsi. Niiviisi, väga hea, mul on sul ülesanne. Nii. Teate, et ei läheks meil siin nüüd üldsegi väga jõuluseks ära. Ma juba aiman, kuhu ma selle Igal juhul, et me ei läheks jõuluseks ära ja kõik meie nii-öelda siis hommikuteemad ei oleks siin jõuluteemalised, olen mina otsinud välja või siis mõelnud välja folkloorist tulevad igasugused jõulukoletised, mitte jõulu, vaid talvekoletised. Talvekoletised. Just, kes siis talvel kuskil metsades või mägedes, kus nad on ju. Sina pead siis ütlema ära, kas on tõene või väär. Sa nendest 5 tükist 3 tükki õigesti vastad. Ei pea sa päkapiku mütsi järgmistel kordadel pähe panema. Aga kui sa vastad 3 valesti, kannad sa päkapiku mütsi terve järgmise hooaja. Hakkasid kohe endale huule palsumit panema, panen ennast nii valmis. Jaa, mul musi külmu prasin selle tuule ja jääga. Ma ei oska seda isegi esimest hääldada. Vegilhard on Norra folkloorist tuntud mustelukas, kes elab mägedes ja on isegi trollidele ebameeldiv. Äärmiselt kullajanuline ja tema lemmiksöögiks on lapsed. Just lastele räägitigi väiksest peale, et ei tohi üksinda minna mägedesse, kuna see sama koletis võib su ära süüa. Või on Norrakannist mägedest? No, kuna mulle nagu tundub, et sa andsid mulle väikese vihje sellega, et sa ei osanud isegi seda nime hääldada. Ehk siis sa ei ole seda ise välja mõelnud. Ja isegi trollidele on ta ebameeldiv ja talle meeldivad väiksed lapsed. See kõlab täpselt sellise jutuna või sellise koletisena, mida lapsevanemad välja mõtlevad, et oma lapsi keelata kuhugile minna. Et see oli nagu... Sina mõtleks välja siis oma lapsele sellise jutu, et kuule, et vaatad sa sinna ja lähed seal... Aga meile räägiti ju mingi ahjualuse jutte ja libahundid ja nagu sellised asjad, vaata, mis on ju meil olnud, et ära mine metsat libahundiks või nagu ja kogu see pull. Et ma arvan, et Vellihard on päriselt olemas või nagu see müüt on nagu päriselt olemas. Vegilhard on minu enda välja mõeldud nimi. Võib-olla tõesti niisugune asi on olemas Norras, aga minu nimi on mõeldud ja see jutt on minu mõeldud. Okei. Mahaha on Kanada arktiline teemon. Nad näevad välja nagu näljutatud, kuid sellegi poolest on neil kujutlematu jõud. Nad näevad just kitsakad välja. Täpselt nagu kuglungid, vaata seal sellest Lord of the Ringsist. Ta naerab ja itsitab pidevalt, kuna ta tunneb suurt rõõmu oma ohvrite piinamisest. Eriti õnnelik on ta siis, kui leiab endale uue ohvri. No kes ei oleks? Et minu küsimus on, kas see on jällegi minu enda väljamõeldis või siis mine sa tea, äkki tõesti Kanadas on arktilisel polaarjoonel või midagi seal kuskil. Mahaha. Ta naerab ja itsitab pidevalt, see tähendab seda, et tal on väga palju ohvreid kogu aeg siis ju. Aga kuidas ta siis näljutatud? Ta näeb välja nagu näljutatud. Mahaha. See kõlab nii lollilt, see kõlab nii lollilt, et Marti võib vabalt lihtsalt õhtul kodus mingi mis see järgmine koletis olla võiks? Kuule, aga ma panengi seal mahaha kirja lihtsalt. Ma pakun, et see on siiski olemas. See on olemas? Jaa. Just tõesti näed, selline näeb ta välja, ta niisugune, see on isegi naeru suil on ta. Aga ta on päris korralik rockstar. Küüned on pikad, vaata hea kitra panna ilma medikata. Balrai juk on siis Alaska meres pesitsev veeelukas, kuigi tal on maataoline pea, on tal siiski paks karv ja 6 jalga. Eks mõlemal pool on 3 jalga. Räägitakse veel, et veeelukat on võimalik ka välja kutsuda, kui koputad kanu põhja niimoodi. Või siis lähed sinna niisugusele oma urdele või kaile, puusilal kuskil, koputad täpselt samamoodi. Siis tuleb maha, mitte maha, vaid Balrai juk välja. See on nii loll. Alaska meres on jälle nagu, sa lähed jälle sinna kõrdi Kanada arktilisel joonele, see ongi Alaska, mis on täis mingisugused elukaid igaks nagu elujuhtumiks. Et ma arvan, et see Balrai juk on siin Marti mingisugune tagurpidi keeratud, mingisugune tai toode ja välja mõeldud. Tada! Täiesti olemas! Väidetavalt, see on niisugune mütoogiliselt on võetud välja, et see näeb selline välja. Issand jumal, päris naljakas ja... Et seda on kujutatud sellisena siin. Nii et, kuule, sul on... Nina ei all juba natukene, mul on varsti päkapiku müts. Niiviisi. Nüüd ma pean vastama ju järgmised 2 tükki õigesti. Ja. Tegelikult seal ongi nüüd viimane, ma panin vist ühe valesti. Kurat küll, igal sul on viimane. Ühesõnaga, kui ma nüüd õigesti vastan, siis me kanname mõlemad hooaja lõpuni mütsi. Mine tea, Haltja on Soomes pesitsev vampiirilves, kuigi oma suurte kihvade pärast võiks ilveseid juba pidada vampiirilaadseteks. Ei kõndi nad mitte teps 4 jalal, vaid 2, need nii-öelda Haltjad. Vajadusel kiiresti oma saagile järgi jõuda, kasutasid nad aga kõiki oma 4 jäset. Folkloori järgi on nad Venemaalt migreerunud Soome. Tulid Venemaalt, jah? Ja no räägitakse seal niimoodi, Venemaa piiri pealt. Soomes pesitsevad vampiirilvesed.
vampiirilvesed, tuleb imeb su verd ja nagu... Ja väikestele lastele räägitakse, et seal ei läheks jällegi metsaga, seal on niisugused tekstid. Kuule, sa oled ise välja mõelnud selle nime, see Haltja kõlab ka nagu Altja ja mingid asjad ja mingi Venemaalt migreerunud ja no mingi... Ma mõtlesin... Veits spinni ja ma arvan, et sa oled selle välja mõelnud, kuigi see on väga nagu vaimukas. Aga see on välja mõeldud. See on tõesti välja mõeldud. Haltja on siis Soome nii-öelda ekvivalent sellele nii-öelda päkapikule. See on Haltjas. Mitte tõesti sellised vahvad... Ja päkapikud võivad ka öelda. No aga sa võid need päkapiku mütsid nüüd siia tuua, me võime nüüd kohe mõlemad pähe panna. No tegelikult mul oli ainult üks valmis pandud, aga noh. Aga meil on teine veel olemas. Ma lähen toon siis teise ka, nii et. Aga meie näeme teiega juba veel sel nädalal reedel. Kui te tõesti hästi üleval ei pea, siis need samad haltjad ehk päkapikud tulevad ja kakavad teile sussi sisse, kui mitte ime teie verd. Ja väike saladus, mis reedel hakkab juhtuma. Me Martiga kasvame väga kokku. Nii kui järgmises osas ja 4. kaameraga. Tšau.